Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Tänases saates räägime mina, Meelis Väljamäe ja Kristjan Terrase teile kogemustest uue iPhone'iga, natukene Google Stadiast ja tema kuulsatust lõpust, Roomba uuest ägedast robot-tolmuimejast ning natukene ka teisi uusi põnevaid uudiseid. Aga alustame sellest, et Kristjan, sina oled proovinud uut iPhone 14 Pro'd ilmselt, eks? Ja, täpselt. Seal on palju uusi asju, nii et hakkame kohe sellest pihta, et kuidas sulle meeldib see uus teavituste süsteem? See Dynamic Island oli ta nimi, eks? Dynamic Island, jah. Ma tegelikult ei ole seda mitte proovinud, ma olen seda kasutanud. No ikka päris reaalselt kasutanud. Päris reaalselt kasutanud, ma peaaegu vaatangi kalendrisse, et ma püüan nuputada, et millal see telefon välja tuligi. Eelmine neljapäev reede oli see siis nagu 23. september oli siis Eestis ja tegelikult mujal maailmas oli juba 16. september. Et mul tekkiski selline hästi huvitav võimalus, et juhtumisi 16. september olin Eestist eemal ja siis hommikul 8 astusin Apple'i poodi sisse ja usu või ära usu. Oli olemas. Kas oli ka järjekord? Kusjuures ei olnud. Et väga hästi oli organiseeritud kõik. Palju, ütleme, töötajaid oli ilmselgelt rohkem seal kui nii varajasel kellaajal külastajaid ja kogu see protseduur võttis aega, ma pakuks maksimaalselt 10 minutit koos tarvikute valimisega, eks ju, ja ostu vormistamisega. Et lihtsalt, ütleme nii, et olid ajad, kus inimesed ju kogunesid öösiti sinna Apple'i poe taha ja käis suur selline meediatsirkus, et siis oli täitsa nagu sportlik huvi näha, et kas need ajad on siiamaani sellised ja tuleb välja, et ei ole. Et ilmselgelt inimesed teevad oma eeltellimused internetist ja see on mõistlik. Saad oma kodulähedasse pakiautomaati või tuuaks ukse taha, et see selleks. Aga kuidas siis nüüd seda 2 nädalat kokku võtta? Ma ütleks nii, et esiteks nüüd on niimoodi, et kes mõtleb telefoni ostu peale, loeb igasuguseid arvustusi, võtab sõprade nõuandeid kuulda. Hästi palju sõltub sellest, mille pealt sa tuled. Et kui su võrdlusmomendiks on, ütleme, iPhone 13 Pro või 13, siis võib-olla seda nagu vahe, mis sa siin märkad, see tegelikult on väike. Ta on väike. Kui sul see võrdlusmoment on, ütleme, näiteks iPhone 11 seeria ja sealt tagasi minnes, siis see vahe on märgatav. Et kindlasti minu jaoks need omadused, mis ei ole selle telefoni puhul uudiseks, on selleks siis näiteks 120 Hz ekraan või siis kandilised küljed on ja need on jube kiftid uuendused, hästi palju nagu ergonoomilisemaks on läinud telefon, aga need ei ole tõesti need highlight feature'id on ju, iPhone 14 Pro. Et kui ma tulen oma jutuga tagasi sinu selle esimese küsimuse juurde, et Dynamic Island, kas on siis muutnud elu jäädavalt, jah ja ei, et ilus asi, eks? Praktiline on see teine küsimus. Ta on kindlasti hästi praktiline ja selles mõttes on nüüd nagu huvitav, et Apple'il on täiesti 2 nagu erinevat telefoni. Et tegelikult siia sinu jutule nagu otsa ongi ju see, et kui sa tuled nii-öelda siis iPhone 12, 13 tavalise iPhone 14 peale, see vahe on väga väike, eks ole, võib-olla olematu niimoodi tunnetuse järgi. Kui sa tuled kas või 13 Pro pealt, 14 Pro peale, siis tegelikult tarkvara mõttes see vahe on isegi natuke nähtavam, eks ole, et need samad tarkvara, see alatöös ekraan ja siis see Dynamic Island, eks need on nagu asjad, mida varem ei olnud, ja mida ei ole ka seal nii-öelda siis tavalisel iPhone 14, eks. Enne kui me selle kus Dynamic Islandiga edasi läheme, ma tahan mainida, et vähemasti nendest tehnika arvustajate ringkondades on jube palju jutuainet pakkunud see Always On Display. Just. Et küll spekuleeritakse selle üle, et kas ta võtab akut liiga palju või et see on nii harjumatu või et miks seal ikkagi need värvid eks ju peavad sees olema, sest kui sa võtad mõne, ma ei tea, Android-telefoni kõrvale, võtta Samsung kas või nende lipulaev, siis seal ju Always On Display on juba tükk aega olemas olnud, aga ta kuvab minu teada hästi sellist lakoonilist pilti, et sul on must taust ja kellaaeg ja teavitused. Et siin ongi nagu tegelikult vahe see, et need Samsungi teiste, Xiaomi teiste Androidiga telefonid Always On Display'd näitavad vähem infot. Apple näitab palju rohkem infot ja mõned inimesed arvavad, et ta näitab liiga palju infot, eks kas seda taustapilti on tegelikult vaja ja nii edasi. Juba ma nägin siin nagu tehnika ajakirjanduses käisid ka juba läbi nagu sellised viited, mis on mina olen nõus, et tegelikult kõige parem Always On Display ja aegad oli Windows Phone'il, kuna ta oli ikkagi mustvalge, siuke nagu mitte väga ere, aga ta näitas hästi palju infot. Et näiteks võib-olla sama palju infot kui iPhone praegu, võib-olla isegi rohkem, aga lihtsalt nagu vähem ere oli, eks ole. Samas ma ei saa nagu saata seda, et kui ma nägin esimest korda piltide peal seda iPhone'i Always On Display, ta nägi väga ilus välja, eks ole. Lihtsalt see, et need widgetid ja ilmaliiete asjad on nagu väga praktilised, eks ole, selle peal. Ma olen ise mõelnud seda, kus juures vaata, et miks ma seda akujuttu siin mainisin ja üldse see võtsin teemaks Always On Display on see, et tegelikult see ekraan ju, ta muudab oma eredust
vastavalt väliskeskkonnale ja võib-olla lihtsalt meil käib päike juba nii madalalt siin Eestis, et ta on kogu aeg eredam. Ta on vastupidi, ta on tuhm, eks ju. Et kui valgust siia peale ei satu palju, siis ekraan on rahulikum, on ju, kõik on nagu hästi nagu madalaks keeratud, aga näiteks meil siin praegu stuudioski päike paistab aknast sisse, et kui ma paneksin telefoni nüüd siia selle valgusvihu kätte, siis sa kohe silmaga näed, kuidas ta keerab brightnessi peale. Et kindlasti see mõjutab seda akukestust, aga jällegi, tulles tagasi mõtte juurde, et kõik sõltub sellest, millega sa võrdled. Just, ja sina sul enne oli 12 Pro, 13 Pro. Mul oli 11 Pro. 11 Pro, okei. Just, et ikka mitu põlga oled siia vahele. Aku on ka vist suuremaks läinud vahepeal. Aku on jah, paarsada milliampere-tundi saanud juurde, et see on üks suur uuendus. Protsessor on küll ühtepidi võimsamaks, aga teistpidi efektiivsemaks, eks ole, nii et sul on nüüd 2 nädalat kasutanud ja kuidas siis nagu vahe on? Et aku kestvusega on jah niimoodi, et samamoodi nagu ma algul mainisin, see sõltub sellest, millega sa võrdled. Et ma võtan oma enda isikliku selle iPhone 11 Pro, kuigi mul telefon väidab, et aku nii-öelda siis, mis see siis on, SOH on autode puhul, ehk siis state of health. Et kui see oli mul 94%, siis mingil põhjusel mul viimasel ajal oli, ütleme, isegi raske nagu päeva lõpuni, et telefon vastu peaks. Ja kui ma nüüd siis võtsin seda sama sisu, mis seal telefonis oli, tegin iCloud backupist taastamise, siis täpselt samade kasutusmustritega uus telefon on mul päeva lõpus, ma ütleks, mingi 70% akut alles. Nii et hoolimata kõigest sellest, et see on igasugused uusi asju ja ekraan on pidevalt sees, on ta tegelikult kestab sul 2 korda, vähem 3 korda kauem praktiliselt, eks ole. Jah, aga see ongi, et see on nii individuaalne asi, et ma mäletan nagu hästi, et oli ikka mingisugused sellised aastad, kus olid need muudatused, mis tulid telefoni, olid nii nagu suurejoonalised või et need vajasid pidevat testimist, igas olukorras võtsid oma 8 megapikslis kaamera välja, tegid eks ju öötajavast pilti, et kõik oli nii nagu uus ja teistsugune, siis täna need muudatused võib-olla nad ei ole nii silmaga märgatavad. Just. Ma pean silmas siin alates ekraani kvaliteedist, mis kus juures on ka läinud kordades paremaks just päikese käes, see on 2000 nitti ja see on reaalselt, sa võid olla täiesti päisev päeva ajal, võtad telefoni välja ja sa näed kõike sealt. Et need muudatused on läinud siis nagu selles mõttes raskemini tajutavaks ja selle võrra sa lihtsalt ei näppida nii palju. Et ei tea, aga fakt on see, et kõik mul toimib laitmatult, kõik on jube kiire, jube sujuv, telefon ei lähe kuumaks, okei, ma ei mängi mänge ka, eks ju, aga siiani on ta käes jahe olnud, pilte teeb imeliselt ja kokkuvõttes ongi lihtsalt üks väga hea telefon. Mis tegelikult ongi eesmärk, et just. Oleks väga hea telefon ja samas lihtne ja samas töökindel. Just. Okei, on sul mingisuguseid veel nagu selliseid muljeid, mis on siin nagu, ma ei tea, kui sa ütled, on lihtsalt väga hea telefon, võib-olla mingi üllatusi pole olnud, eks ole? Mind kindlasti üllatas see nii-öelda siis ülim stabilisaator, see action mode kaamera. Et mis on nagu räägitud ja minust isegi Apple on maininud seda oma nagu ametlikes dokumentides, et see nagu režiim vajab tavalisest rohkem valgust, ehk siis mõeldud sellises nagu päevastes tingimustes kasutamiseks ja ta tõesti silub selle pildi hästi ära, et me tegime siin katsetust, kus nagu jooksurajal, eks ju, käest hoides sai filmitud ja see video on täiesti sujuv, nagu oleks siis selle käsistabilisaatoriga võetud, eks ju. Et tal on küll jah see teatav selline crop factor, ehk siis ta kasutab äärtest, ta kasutab nagu seda 0,5x kaamerat, mis on muidu ülilai nurk, aga sellistel puhkudel ta kropib sisse selle. Okei, teeme korra pausi. No sellega on ju tegelikult niimoodi, et iPhone'i video osa on just olnud juba päris pikalt konkurentidest niivõrd palju parem, et keegi teine vastu ei saa ja selle stabilisaatori režiimiga läheb ta ju tegelikult nagu veel ette teistest, eks ole. Aga jäi sul veel midagi meelde või ühesõnaga võime anda julge soovituse, et kes tahab endale head iPhone'i, siis võib uue iPhone'i vabalt osta, eks ole, et hea asi on läinud veel paremaks päris mitut pidi. Kus ütleme jah, et reeglina inimene, kes kasutab juba täna iPhone'i, ta teab, mida ta sellelt telefonilt ootab ja mis on need tugevad küljed ja mis on nagu veelgi tugevad küljed, eks pigem kõik see on paremaks läinud ja Dynamic Islandi osas, millest me täitsa algul juttu tegime, pigem ootaks ära selle nüüd iOS 16 siis punkt 1 uuenduse, sest et jah, täna sealt saab teatud infot kätte, näiteks eks ju näitab seda lugu, mis praegu mängib, on jube mugav,
ka navigatsiooni puhul midagi toimub seal Dynamic Islandis ja kui sa telefoni kõne paned taustale, siis ta kaob sinna saare sisse ära, et ta midagi teeb, aga pigem on huvitav nüüd see, et kui arendajad hakkavad tegema äppe, mis siis nagu päriselt arvestavad selle ruumiga ja täidavad selle ära mingisuguse sellise infoga, mida võib-olla teistsugusel kujul oleks mitte nii hea edasi anda, et ma tean, juba Keynote'is näidati, kuidas Kossu mängu tulemused, eks ju, reaalajas jooksevad sinna, et see on tõesti kihvt, sest et sa saad teha hoopis teist asja, aga sa oled kogu aeg infoga kursis. Just, või mitte minuti pärast sul takso jõuab, eks. Et eks päeva lõpuks sa saad samasugust tulemuse kätte, kui sa näiteks, ma ei tea, Galaxy Note'ist teed ju 2 akent paned kõrvuti on ju ja ühes näed oma neid skoore, aga iPhone'i puhul on teistmoodi. Just, omamoodi. Aga samuti väga hea. Ühe asja, mida ma enne jätsin küsimata, me rääksime videost ja stabilisaatorist, aga tegelikult ju Pro'l on üle pikka aja suurem megapiksli arvuga kaamera, ehk siis ta paneb ka 4 või 1 kokku ja kas on ka vahe näha? Oled sa oma vana pilti, uusi pilte võrrelnud? Heades tingimustes ilmselt ei ole suurt vahet näha, aga kehvades tingimustes ilmselt on. Nii ja naa, eks ju, et loomulikult ma näen vahet, vaata millega ma võrdlen, eks ju. Et see vahe on mäekõrgune kas või sellepärast, et minule teadaolevalt 11 Pro ei teinud selliseid HDR-pilte, nagu teeb see 14 Pro ja ka mõned varasemad mudeleid. Aga mis puudutab seda 48 megapikslist sensorit, et tõesti ta on nagu mingisuguste, ütleme, linnamaastike või loodusmaastike selliste detailirohkete ja suurte vaadete jäädustamiseks hea, sest see suur sensor on ju ainult sellel põhikaameral, mida Apple nüüd lõpuks ometi kutsub põhikaameraks, mitte lihtsalt laianurgaga kaameraks. Teistel kaameratel on ikka 12 megapikslised sensorid. Ja ma ütleks nagu seda, et selleks, et 48 megapikslit kätte saada, sa pead tegelikult siis tegema eelnevalt menüüs sellise valiku, et kui ma kasutan Pro-RAW formaati, siis tee 48 pilti, mitte 12, ja ühtlasi sa pead kaamera äppis lülitama sisse selle Pro-RAW nupu ja natukene läheb pildistamine selle võrra aeglasemaks või õigemini mitte pildistamine ise ei lähe aeglasemaks läheb see salvestamine. Aga et siis nagu kuulaja aru saaks, millest ma räägin, on see, et 0,2 sekundit on mingisugune ratas keerleb seal päästiku sees on. See on täiesti nagu olematu vahe. Aga selle suurema sensori põhieesmärk on ikkagi see, et kui sa teed taga ikkagi sa tavalist 12 megapikslis pilti, mida ta siis 4 pikslist kokku monteerib, siis see tulemus peaks olema nagu just keerulistes oludes paremiks, kui teeb seda HDR-i näiteks erida päiksevalguse käes ja vastupidi hämaras, eks ole, siis see vahe peaks olema varasemaga võrreldes mina sain nagu aru niimoodi ja ütleme, et mu enda selline kogemus, nii palju kui ma taga pilti olen siin teha jõudnud, pigem nagu näitab seda, mida on vist ka nii mõni ka arvustaja öelnud, et hoia teda selles 12 megapikslises asendis. Tegelikult, kui sa teed oma tarbeks neid fotosid, siis sa ei pea ka seda Pro-RAW-d sisse lülitama. Kuidas siis see asi kokku võtta, mis puudutab seda 48 megapikslist sensorit? Ma ütleks niimoodi, et kui sa teed neid pilte enda jaoks, sa lihtsalt tahad saada väga head kaadrit, siis pigem sul ei ole vaja seda Pro-RAW-d sisse lülitada ja mulle jäi ka nagu mulje sellest telefoni esitlusest jällegi, ma olen täiesti keskpärane kuulaja ja vaataja, et võib-olla mina sain valesti aru, aga tundub, et kui sa seda Pro-RAW-d ei kasuta, siis see nii-öelda töötluse jada, ehk siis mitu erinevat nuti või ma ei tea, mingit AI kihti seal seda pilti sul mudib, et see jada on nagu pikem. Ehk siis tänu sellele, et ta tuleb ka toime väga, väga nagu raskete selliste valgusoludega, et kes fotoga natukenegi kursis on, see teab, et kui sa teed päikese poole pilti, siis reeglina asjad, mis varjus on, ei jää kuigi nähtavale, aga võt iPhone on tõesti selles osas ikka aastatega nii metsikult arenenud, et need pildid, mis sa täiesti päikese poole teed, on väga okeid ja väga kasutatavad. Ja siis on muidugi see nüanss ka, et kui sa teed selle päikese poole pildi Pro-RAW-ga, siis sul hiljem on lihtsalt rohkem seda mänguruumi, kui sa tahad nagu mingeid värve seal keerata, eks ju, või highlights'e või neid varjundeid peale maha keerata. Et kõik sõltub sellest, mis su eesmärk on. Aga jah, igapäeva elus, igapäeva töös julgelt kasuta seda standard seadistust ja ära muretse, et sul on midagi nagu valesti või kehvasti seadistatud. Just tegelikult kogu see sama asi, millest just rääkisime, see uus sensor, see annabki rohkem nagu vabadust või ütleme rohkem kindlust tegelikult, selle mõttes, et sa võid veel kindlam olla kui varem, et see pilt tuleb sul ideaalselt hästi välja.
jah, see on kusjuures väga õigesti sul öeldud, et mulle tundub, et see ongi nüüd nagu see mäng, mida kõik telefonitootjad mängivad, et see pildistamise aken, mis ütleme, nutitelefonide algusaastatel oli ikka kohutavalt kitsas, on täna juba nii laiaks läinud, et tegelikult vahet pole, mida sa teed, lihtsalt vajutad nuppu ja pärast sa saad sealt vaadata, et pilt on täiesti okei. Täpselt. See ongi tähtis. Ühesõnaga, siin me võime selle iPhone'i osa kokku võtta niimoodi, et hea turvaline ost veel parema kaameraga ja Pro'd eriti siis nii 14 Pro kui 14 Pro Max on selliste pisikeaste, aga väga huvitavate elu lihtsamaks tegevate tarkvaruuendustega, eks ole, mida varem ei olnud. Nipet-näpet siit sealt. Just, nagu ikka, innovatsioon. Aga lähme siit edasi võib-olla paari järgmise asja juurde, mida ka meile kohe-kohe on jõudmas. Esimene neist on, enam on maailma suurim, aga omal ajal oli maailma suurim üks esimesi robottolmuimetootjaid Rumba, eks iRoboti bränd, kes on väga ammu teinud siis selliseid tavalisi robottolmuimejaid, mis on väga head ja väga targad ja eraldi teinud siis pesevaid või moppivaid roboteid. Ja nüüd on neil esimene, et konkurentidel on juba varem olnud, aga Rumba siis esimene mopiga robottolmuimeja, mis on hoopis teistsugune, et kui teistel on tihti see, et ma ise olen kasutanud Tefalit ja Sakot ja sellised, et sa pead kas võtma siis selle veepaagi küljest ära, või siis ta tõstab selle veepaagi üles, aga kui sul on paksem paip, siis ta ikkagi nagu jookseb. Teeb sinna märja triibu peale. Teeb sinna triibu peale või siukse natuke niiskeks. Okay. Siis Rumba puhul on see, et ta tõstab nüüd selle mopi, kui ta vaipa näeb, ta tunneb ära, tal on mingisugused akustilise sensorid, mis siis saab taru, et millega on tegemist, kas kõvapõrandaga või vaibaga. Kui tuvastab vaiba, siis ta jääb korraks seisma ja tõstab selle mopi, mis on tal siis tagapool, tõstab üles ja pargib seda sinna roboti peale, see peal on selline poolkuukujuline süvend, kuhu see mopp siis nagu asetub, et sellist asja pole varem tehtud ja see on tegelikult väga hea lahendus, sest et siis sa saad moppida korraga ja sa ei pea nagu vahepeal eraldi tegema, kõvapõrand eraldi tegema vaivaga pinda, eks ole, vaid ta teeb selle automaatselt ja sa võid kodust ära minna, panna vee sisse ja ta mütab oma ette, eks ole, teeb nii parketi kui vaiva puhtaks korraga. Aga kui ta sealt ülevalt liigub alla sellesse oma nii-öelda tööasendisse, siis ma saan aru, et seal alla on ikkagi mingisugused need nagu siis kanalid, kust vett imub peale. Just, et ta on veepaaki ja lisaks on see nagu enamusel kallimate robotolmud tänapäeval on, et ta sõidab siis oma laadimistokki ja selle küljes on siis selline tolmukonteiner, kuhu ta saab siis tühjendada oma selle tolmuosad, tõmbab tühjaks ja saab mingi paar kuud kestab see, et sa iga paari kuu tagant pead alles tühjendama, eks automaatselt, aga vett pead sa ikkagi iga kord käsitsi panema ja sõltub tegelikult toa suurus, ma tean ka nende tolmuimetega, mida mina olen proovinud, on niimoodi, et minu 2-toalise korteri nii Tefal kui Sako teevad ühe veepaagi täitmisega 2 korda, ehk siis sa ei pea iga kord täitma, aga samas muidugi mopi võiks küljest ära võtta, sest et niisket mopi ei ole hea hoida, sa võiks nagu suhteliselt kohe ära pesta, eks ole. Aga jah, et ta teeb elu kõvasti mugavamaks ja loomulikult lisaks on Rumbal siis üks väheseid, mis suudavad ära tuvastada selle, et mis asjad sul on, et näed, mul on siin juhtmed või ta ei sõida neile otsa või mul on mingi, ma ei tea, sokk on maas, et ta läheb nendest mööda ja siis ütleb sulle, et näed, siin oli sokk, eks ole. Ja üks huvitav asi, mida ma pole ka nagu teistel näinud, on see, et ta saab aru, kuskil on tavapärasest mustem pind ja ütleb, et kuule, et siit võiks topelt teha. Ja sa saad vaadata nuppu, et jah, tee siit topelt. See on ka nagu täiesti uuenduslik asi, eks ole, et varem pole sellist asja olnud. Ja see tuleb meile, ma usun, et siin kindlasti selle aasta numbris, sest täpselt kuupäeva ei oska öelda, tuleb ka meile müügile, nii et selline uus äge ja hoopis teistsugune ja veel mugavam robot. Ei, no väga tore, et seal vallas ka niisugused uuendusi. Seal üldse robotitega vist selliseid nagu just me rääkisime telefonide puhul on võib-olla need sammud nagu väiksemaks jäänud, siis robotite puhul ikkagi tuleb selliseid uuendusi. See moppimine oli kõige suurem uuendus üldse, eks ole, kui need aasta-paar tagasi tulid need mopiga tolmuimehed. Ja teine asi ongi see suur uuendus robotite puhul on ikkagi see sama automaatselt tühjendatav see tolmukogur, eks ole, et sa ei pea nagu kogu aeg käima seda prügiamist tühjaks tegemas. Need on nagu viimased suuremad uuendused. Ja põhiline asi tegelikult robotite puhul käib sama tihti tarkvara pool, sama nutikust, saab aru, mis seadmed on, mis asjad sul kodus on, tunneb need ära ja suudab neid vältida ja muu siuke. Aga ma tean, meie valikus on ju tegelikult üks kiidetud ja populaarne robotimudel on see Roboroki S7, kui ma eksi. Temal on siis see eripära, et tal see mopp seal alga ju väristab ennast. Ja Sako väristab ka. Sako väristab ka. Kas oligi selle kohta midagi öeldud, mida iRobot teeb? Et nemad ei värista, aga et nemad arvavad just see, et kui ta tunneb ära, et siit kohastaks vaja rohkem moppidest, ta ütleb, et tee topelt ja nemad arvavad, et see on efektiivsem. Okei, et tõsnaga 2 erinevat lähenemist, jah? Siis oleks küll väga huvitav teha mingisugune praktiline test, et paneme siis keegi vastu teeb. 2 põhimõtet vastamisi. Ei, me tuleb teha ikkagi Eesti tingimustes. Proovime.
et mis abi meil sellest on, et siin võib-olla välismaa kastet robot pühib maast, et tuleb ikka kohalikku proovida. Salvesti ketšupiga. Täpselt. Läheme siit robotite juurest audio juurde, ma tean, et sinule meeldivad ka igasugust heliseadmed ja kodukino ja Sonos on ju tegelikult ikkagi selline, kui me päris high-end ei lähe, siis selliseks lihtsaks, mugavaks kodukino või muusika mängimise üks parimaid asju ja ta on ka, ta on suhteliselt kallis, aga ta on üsna hea. Ja Sonos tegi uue bassikõlari, Sonos Saab Mini, mille kõige suurem eelis on minu arust see, et ta teeb selle kodukino ehitamise veidi soodsamaks, et kui vana, või see mitte vana, aga võimsam, parem välja tulnud Sonos Subwoofer oli seal ikkagi 800-900 euro kandis. See uus maksab umbes 500 eurot, võib-olla isegi vähem, ja meil veel ei ole nagu ametlikku hinda, millega ta Eestisse tuleb, aga sinna kanti ta peaks jääma ja ta võtab kõvasti vähem ruumi, eks ole, ja ta on huvitava disainiga, et kui me teame, et tavaliselt on kas bassikõlar läheb alla, siis neil on nagu 2 bassielementi, mis liiguvad üksteisele vastu ja keskel on siuke auk. Seal on see eelis, et tegelikult saad ehitada kodukino niimoodi, et sa võtad selle pisikese piimi või pisikese soundbari, mis tegelikult on nagu ka suhteliselt hea heliga, aga päris madalad bassifilmi jaoks jääb ikkagi väheks veits, paned selle sinna juurde ja taha saad sa tegelikult tõsta siis need, kas siis Sonos One'id on pisikesed kõlarid, eks ole, ja sul ongi tegelikult täisfunktsionaalne kodukinosüsteem. Või kui sa tahad nagu teha mingit disainilahendus, siis tegelikult nad töötavad ka IKEA lampidega, eks ole, mis on siis nagu kõlar, Sonose süsteemis kõlar pluss lamp, eks ole, et kui sa tahad nagu mingit disainilahendust, siis töötab ka sellega. Ja Sonose enda kõlarid väidetavalt teevad natuke paremat seda surround efekti, eks ole, aga ikkagi ta töötab ka niimoodi. Ehk siis point on nagu selles, et 1000 eurose komplekti saad sa nagu lihtsalt kokku ehitada, vanasti läks see komplekt sinna 1500 euro kanti, et see vahe on nagu päris arvestatav. Ja siis sammhaaval, eks ju, neid juppe välja vahetada, et kui nagu süües kasvab isu. Sa pead ostma ju kõiki korraga, eks ole, see on samamoodi, sa võid alguses võtta selle piimi või väiksema soundbari, panna sinna see supaka juurde ja siis pärast võtta enda need tagumised kõlarid. Ma ütleks, et mis mulle nagu meeldib selle Sonose idee puhul on see, et mis ma just sulle ütlesin, eks ju, et sa saad seda vahetada välja, uuendada ajas, et kui nii-öelda tavalise audiosüsteemiga, ma ei tea, mis sa teed vana tehnikaga, siis Sonosega on selles mõttes lihtne, et liigutad teise tuppa ja sul on see multiroom funktsionaalsus, mis on üks Sonose tugevusi. Täpselt. Et selline huvitav asi on ka kohe-kohe tulemas. Ja lisaks, mida ma tahtsin tegelikult sinu käest küsida, et Amazon teeb ka aeg-ajalt nagu uusi seadmeid, neil on teatavasti e-lugerid ja ka kõlarid ja sellised asjad ja kuulutas just välja ka uued seadmed ja seal oli nagu ikka, eks ole, selliseid erinevaid kõlareid, tahvleid huvitav ei olnud ja mis mulle silma jäi, mis on nagu teistsugune, mida varem pole olnud, on Kindle Scribe, mis on siis 10-tolline e-luger, millel on ka pliiatsi tugi, Wacomi vaakumi standardiga pliiatsi tugi, millega saab kirjutada. Tegelikult neid märkmete tegemise e-lugerid on ka varem olemas, Remarkable on üks firma, kes ainult sellised no kõige kuulsam, eks ju. Kelle Facebooki feedist ei oleks Remarkable'i reklaam läbi jooksnud? Meie enda valikus olevad pocketbookidel on olemas selle toega asjad, aga neil ei ole pliiatsid komplektis. Nad on väiksemad 8-tollised. Et siin on ilmselt nüüd Amazonil kui suur on võimalus seda turgu nagu kõvasti mõjutada, sest et tegelikult ka neil on, eks ole, see turuosanest niivõrd suur ja sealt ilmselt annab nagu süüa veel. Aga mina tahtsin sinu käest küsida seda, et kui me juba sinna räägime, et sa oled Kindlit kasutanud, eks ole, kasutad pidevalt vist. Mul vist mõtlen... Või on e-lugerid kui sellist? 3. Kindle on mul juba. No võt. Ja ma tean, et sa oled ka iPadi kasutanud. Kas sa iPadi peal teed märkmeid? Ma päris paljud teevad nagu kasutavad märkmete tegemist just pliiatsiga iPadi palju. Kas sina teed seda või mitte? Ütleme nii, et ma pigem, kui sa teed täiesti tühja koha pealt märkmeid, siis ma ikkagi nagu kuidagi kipun selle tavalise vihiku sõrme vahele võtma. Küll aga iPad on täiesti hindamatu siis, kui on vaja näiteks mingis dokumendis, eks ju, märkida muudatusi ülesse või parandusi, et seal kindlasti on see iPadi tugevus. Et see on üks koht, mida Kindli puhul, selle uue Kindli puhul tuuakse välja, mis ei ole nagu, mis on puudus, on see, et Amazon või Kindli enda raamatutele ei saa panna märkmeid juurde, et seda ta ei luba teha. Isegi nagu kohalikult salvestutes, aga see võib nagu tarkvarauuendusega tulla. Aga selline huvitav asi ja teine asi, mis mul silma jäi, on see, et Amazoni käes on või nende poolt ära ostetud brändi hulgas on ju ka tuntud ruuteritootja Eero ja uued Echo Dot kõlarid, mis nüüd välja tulid, siis omavad repeateri võimalust, ehk siis nad, kui sul on Eero ruuter ja sa tahad nagu laiendada seda levialasi ja siis sa ostad selle Echo Dot kõlari, siis tegelikult selle abil saad laiendada oma wifi levile ka, mis on tegelikult väga huvitav selline
nüanss, et ma mäletan, et kui siin mõni aasta tagasi, enne koroonaepideemiat, 3 aastat tagasi tuli Arlol, eks tol hetkel oli ta veel Netgear, eks nüüd ta on eraldi brändi all, tuli välja siis Mesh, see mitme purgiga wifi süsteem, millel oli ka siis Harman Kardoni kõlar oli siis sehitud, siis ma mõtlesin, et see on väga hea umandus, kõik võiksid, ruuteritootja võiks siukseid pakkuda. Nüüd on nagu, et nemad ehitasid ruuteri sisse kõlari, nüüd Abas tegi kõlari sisse ruuteri, et nagu teistpidi, aga efekt on nagu põhimõtteliselt sama, eks ole, et sa oled magapistoolse peast väga hea lahendus, et sa ei pea kasutama eraldi ruuteripurki ja eraldi kõlarit, vaid sul on 2 ühes. Et see on nagu tegelikult selline huvitav lahendus. Probleem on selles, et pead olema seal nende ökosüsteemis kinni, ükskõik kelle oma sa siis võtad, eks ole, see on nagu selle võib-olla piiriks. Kas see kuidagi mõjutas nüüd selle Echo Doti hinda ka, et suures ta, kõik asjad on natuke kallimad, kuna inflatsioon on, aga ta oli võib-olla 10-20% kallim, ta ei olnud palju kallim. Ja, okay. Et ta tegelikult, ja ta ägi väga samasugune välja kui eelmine põlvkond, nii et... Võt seda ma vaatasin küll jah, et ta oleks jumalkuseks palliks ja just, ta on jätkuvalt siuke pall. Just, see pall on päris äge, ta tegelikult on suurem, kui ta tundub, et mina käisin, kui siin IFAL käisin Saksamaas, ma vaatasin poes seda, see Eestis ju neid poes ei ole näha, eks ole, siis ta pildi peal tundub väiksem, kui tegelikult on. Nii et tegelikult, ja seepärast võib-olla tegelikult ka AirPod Apple'i oma on pildil väiksem, tegelikult on, eks ole, et nad... HomePodi mõtled? Jah, HomePodi, sorry. Et Apple'i ja HomePod on samamoodi pildi peal väiksem, kui tegelikult on ja kui sul pildi peal tundub, et on pisikad ei saagi mingit häält teha, siis tegelikult seda päris otsevaates tundub, et katsud ka veel päris raske, eks ole, et äkki ikka, tõenäoliselt ikka teeb päriselt head häält, eks. Et selles mõttes huvitavad lahendused. Ja lõpetuseks siia otsa veel mainime sellise ma küsin sult lõpetuseks. Google Stadiat oled kasutanud? Ei ole, ma olen kuulnud sellest. Ma tegelikult ei ole üldse kasutanud neid pilve mänguteenus, ma olen korraks proovinud, valetan, Xboxi ma korraks proovinud, aga ma tegelikult olen kasutanud natuke seda PlayStation Now'd, millel on siis PlayStation 3 mängud, mis on teistsuguse arhitektuuri konsool, mida ei saa nagu lihtsalt nagu installida, siis need töötavad pilves. Ja seal, kui algus proovisin, see oli natuke minu jaoks oli probleeme heliga, aga jah, et ma olen jätkuvalt veendunud, et see pilvemängude tulevik võib olla tulevik, aga me näeme siis Stadia näites, siis ei ole lihtne. Ehk siis sa tahtsid sinna jõuda, et Stadia tuli ja teda enam ei ole või vast enam ei ole. Kuidagi märkamatult käis, tegelikult oli Stadia mitu aastat ju 3 aastat väljas, et tunne nagu see oleks olnud alles eile, eks ju. Just. Et nii ta on, et täna on siis meil salvestuspäev on reede ja eile tuli uudis selle kohta. Just, et Google paneb Stadia kinni, sest tuli ootamatult ka Stadia enda töötajatele, kaasa arvatud nende juhtidele, et see otsus tuli ootamatult. See jällegi natuke kõigutab ilmselt inimeste usku Google'isse, sest räägid juba alguses, et see on selline riskantne äri ja sellest kindlasti esimesed 5 aastat nagu mingit tulu ei saa tulla, et kas Google suudab seda kulu jaksab kanda, mitte jaksab raha neil on, aga kas nad nagu tahavad seda teha. Nüüd on selge, et ilmselgelt ei läinud see nii edukaks, kui nad tahtsid ja nad ei taha seda kanda, aga mis on Google'i puhul või nende puhul nagu selline positiivne uudis on see, et kõik inimesed, kes on ostnud endale selle Stadia puldi, millega seda kasutada saab, kõik, kes on ostnud Stadia süsteemist mänge või lisapakette, kõik makstakse tagasi. Ma just seda tahtsingi sulle öelda, et sa mainisid, et see nagu siin justkui nagu paneb kahtluse alla mingisuguse usaldusväärsuse Google'i suhtes, et vastupidi, et kui Google midagi uut välja toob, siis sa juba jõus arvestad sellega, et see teenus ju ei kesta igavesti. Ma arvan, et tegelikult see võiski olla üks Stadia sellise ebaõidu põhjusega, et inimesed julgenud seda sinna minna, sest just, nad arvasid, track record on eks selline. Aga see, et Google nüüd maksab tagasi konsooli hinna, puldi hinna, mängud sulle ja et sa saad ju sealt Stadiast oma save game'id tõmmata alla ja viia siis kuhu iganes sa hakkad edasi mängima. Müts maha Google'i ees, väga kliendisõbralik lahendus. Ja siis need inimesed, kes nüüd on maksnud kuumaksulist teenust, et seda tagasi maksta, aga mida nad neil inimestel teevad, on see, et 4 kuud kuni jaanuari keskpaigani veel see 3,5 kuud siis umbes. See teenus veel töötab ja selle alles 3,5 kuues nad enam raha ei võta, aga saad kasutada selle teenuse töötamise lõpuni, nii et täis funktsionaalsus, kui sa enne raha ei maksnud selle eest. Et tegelikult nagu tegid sellise aumeheliku liigutuse, ma ütleksin, ja läksid paisele kinni nagu niimoodi viisakalt. Väga okei. Just. Aga tegelikult samas Sony üritab ehitada ju oma mingit PlayStationi põhist, me veel ei tea, milline see tuleb, eks nad panid ju praegu need teenused kokku, eks tegid sellest PlayStation Now'st ja plussist tegid ühe suure plussi, seal on küll vähe nagu sellist streamitavaid teenust ja küll see tuleb
Xboxil on see üsna edukas, tegelikult ka Nvidia ja Steam teevad nagu sarnast asja, eks ole, nii et neid konkurente on seal piisavalt palju. Amazon teeb ka midagi, tal on midagi Stadia sarnast, aga on samamoodi, et erinevas Stadias nemad kuulutasid välja ja peale seda pole nagu midagi kuulda olnud. Kuna see pilvepõhine mänguteenus on nii sõltuv sinu sellest kohalikust võrguühendusest ja side kvaliteedist, siis oleks nagu mingis mõttes võib-olla huvitav teada, et kui paljud Eesti majapidamised, ütleme siis nagu potentsiaalselt suudavad sellist teenust tarbida? Meil on tegelikult paljude asjadega on meil suhteliselt hästi, kahel põhjusel. Esiteks on see, et suured linnad on meil optilise kaabliga päris hästi kaetud. Sõltumatu operaatorist täiesti, eks ole, et meil on kiirused päris head ja ka hilistus on päris hea. Teine asi on see, et päris paljude nende samade, kuigi meil on väike riik ja meil ei ole nagu siin koha peal neid servereid. Ma just tahtsin ka öelda, et see ei sõltu sellest, et kas sul koju tuleb nüüd see fiiber, see sõltub ka sellest, kus asub see mänguserver. Ja siis tuleb aga. Paljud neist serveritest Euroopas, vähemalt siin meie kandis asuvad Rootsis. Eestis on otselink merepõhja alt Rootsiga, et meil see Rootsi ühendus on päris hea ja see on nagu meie tugevus tegelikult. Et meil on parem ilmselt kui, ma ei tea, Leedus või kuskil sealkandis, eks ole, et selles mõttes on, jah, et selles mõttes on see tegelikult ikkagi, ka meil on tegelikult täitsa mängida, mitte nii ideaalselt, kui võib-olla võiks, eks ta aja jooksul ka paraneb, aga iseenesest on nagu selge see, et mingil määral on see tulevik, aga see tulevik on veel hetkel nagu suhteliselt kaugel ja ma eile õhtul veel lugesin ühte artiklit selle kohta, äkki see oli Verge'is või kuskil, kus siis avaldati arvamust, et pilvemängud saavad nagu mainstreamiks või mõistlikuks siis, kui nad nii-öelda kaovad ära või kui sa ei saa aru, et see on pilvest tuleb see teenus, eks ole, et on identne kohaliku teenusega. Ma olen selles mõttes hästi sama meelt, et siiani on mul endal kulunud natuke aega, et enda jaoks mõelda välja see 5G praktiline kasutus on ju. Just. Ma ei räägi sellest, et kuidas professionaalid kasutavad seda, see ei puuduta mind, sest ma ei ole selle valdkonna nagu inimene, aga et sellise kodukasutajana siis ma mõtlesingi, et kuule, äkki nagu nende pilvemängude jaoks see 5G võiks olla päris hea asi, sest et kui me räägime nagu sellest, et kas niisugune teenus nagu nüüd hingusele minev Stadia võiks asendada minu kodus olevat PlayStationit, siis mulle tundub natukene tobe see olukord, et ma ühendan konsooli oma elutoas lahti, pakin ära, lähen, ma ei tea, kas või suve maakoju, või lähen kuskile sõbrale külla ja ma ei saa seda kasutada sellepärast, et seal ei ole viisavalt häid tingimusi internetiühenduse osas, et see on nagu ilmselgelt see ei ole mingisugune eelis päris konsooli ees, sest päris konsooli ma võin, ma ei tea, kas või keset metsa, võtan elektriauto väljund pesast voolu ja mängin oma mänge. Just. Et seal sõltub hästi palju sellest, kui me räägime 5G-st, eks ole, et kui palju sul seal ümberringi teisi inimesi on, kas sama asja tahavad teha või aktiivselt kasutada, eks ole, 5G puhul ta on kindlasti kiirem kui 4G, mis kiirem selles mõttes selle viivituse mõttes, eks ole, aga see sõltub sellest, kui palju neid pakette peab erinevate klientide vahel ringi lülitama ja kui kiiresti see käib, et kui sa oledki kuskil maamajas, kus on tegelikult mastile suhteliselt ligidel, aga seal kandis ei ole suuri asulaid või väga palju, siis ma arvan, et saadki sa selle 5G-ga väga hästi mängitud. Jah, võib-olla isegi see 5G mainimine nagu raamistas selle mõtte liialt ära, et nagu sa ütlesid, Verge'i loost välja lugesid, et sa see peab ära haihtuma see nagu see kiht. Tulevik saab olla edukas siis, kui sa võid mängida ükskõik kus hoolimata sellest, et sa pead mõtlema selle peale, et see on ju pilves ja see ei pruugi töötada. Täpselt, väga õige mõte. Ja kui selleni jõuame, siis on tulevik helge, aga ma arvan, see võtab veel ikkagi mõned aastad, kui mitte kauem, nii et ootame huviga. Aga sellega tõmbamegi selle saate kokku ja kindlasti räägime teile uutest põnevatest asjadest järgmisel nädalal. Aitäh ja järgmiste kohtumisteni. Täname kuulamist.